Nii, tere! Minul on täna külas, tähendab mitte külas, vaid see on Mihkel Kaevats, üle õue naabrimees ja see on nii kummaline. Me elame siin kõrvuti mitu aastat? See võib olla juba, mina olen 2016 kolisin siia. Kuule, ma ju samas kandis. Las ma mõtlen, et mul läheb 4. aasta üürileping, 5. aasta üürilepingut vist. Nii et kogu selle aja olemegi koos. Ja. Siin elanud üle hoovi, nii et Jürgen elab seal majas. Seal on näha see hall maja ja mina elan selles rohelises majas seal. Aga me oleme vanad sõbrad ja kogu selle aja me oleme iga kord rääkinud umbes hoovi peal, tänavanurgad ja nii edasi. Me ei ole kumbki üksteise külast käinud ja täna ka siis, et seda traditsiooni austada, me kogunesime täna hommikupoolikul õuele. Mihkel sõidab nimelt Saaremaale. Räägi, sa oled Saaremaa poeet poolelisti. Saaremaa ja Hiiumaa, jah. Mul on ema on pärit Saaremaalt, isa on pärit Kassarist. Nii et juured lähevad tugevalt sinna ja küll Saaremaal olen viimastel aastatel või olnud rohkem, sest meie lihtsalt see suvekodu on ema siis suguvõsa kodu, aga käin ka Hiiumaal tihti peale ja sellepärast ei piirakski. On niisugune skisofreeniline seis, et nii Saaremaa kui Hiiumaa mõlemalt poolt saan tögada ja kumbki ei toeta. Oota, aga põhimõtteliselt oled see ikkagi Tallinna lontrus ja tegelikult... Siinsamas Sõle tänaval sündinud. Aga sellest ma tahtsingi rääkida, et sa lontrus oled nimelt... Ma muidu ei teadnud, ma arvasin, et sa oled hea inimene, hea sõber, hea luuletaja ja arvasin, et sa oled natuke melanhoolne ja selline, aga siis ma lugesin Sirbist artiklit, see oli Eret Talvist artikkel, Igav paradiis on põrgu ja ma sain aru, et sa oled hoopis niisugune valge meesšovinist, kes matab oma nii-öelda maailmaparanduslikud ja muretsevad poeesid hoopis isikliku ägamise alla ja et sinu viimane raamat on üks kohutav raamat üldiselt. Siuke pilt jäi. Tulistan nüüd Eesti rahvale. Võpatus on raamatu nimi, Võpatus. Tähendab, ega ma siin igal... See on ju niimoodi, et üks kirjutab raamatu ja teine loeb seda. Ja selles nende vahelises suhtluses tekibki see, mis on kirjandus. Et ei loo seda üksi autor, ei loo seda üksi lugeja. Nüüd, mis puudutab seda konkreetset lugemist, siis minu jaoks oli seal palju üllatavat. Tõesti, ma tegelikult isegi julgeks pidada ennast mingil määral isegi naisõiguslaseks või siis pigem isegi võiks öelda võrdõiguslaseks selles mõttes, et tõesti mulle teeb väga kurba meelt ja tekitab mus ka põletavat viha siis, kui kellegile üleolevalt suhtutakse ja ei lasta elada. Et selles mõttes, jah, oli küll, minu jaoks oli see üllatus, aga samas ma ei tahanud öelda, et see oli halb lugemine, et luges välja mingeid niisuguseid asju, mida ma ise ei osanud sinna sisse näha ega panna. Muide, artikli autor ise tunnistas ühes Facebooki jututoos, see on praegu heas mõttes nii kurikuulus kui kuulus see Virginia Woolfi jututoba, mis mulle sageli meeldib, sest et seal on head materjali, inimesed räägivad sisuliselt päris asjadest ja muredest. Aga arutati hiljaaegu ka Alvar Loogi Postimehe kirjanduskriitiku isiku küsimust, kes oli Eija Uusi romaani Tüdrukune rappinud väga karmilt. Minu jaoks jäi see suurem sellest loost jäi Postimehe tasulise seina taha, aga ma lugesin neid, Alvar Loog pani üles oma väga tohutu pika vihase vastuse sellele. Kui ma alguses lugesin ja vaatasin, et kuidas Alvar Loogi suhtuti, et mõtlesin et talle tehti ülekohut, et kuule, kriitik võib ju mõliseda, eks ole, natuke tegelikult ka, eks ole, et kriitikul on õigus mõliseda, aga siis aga ta vastas selle nii pikalt ja nii lahinguliselt ja siis kuskil poole peal läksid analüüsivad väited ka kahtlaseks, et siis ma ei olnud enam Loogi poolt kuidagi. Ja siis sama ka, et tegelikult see autor ise ütles ka
seal grupis, aga näed, et ma analüüsisin, kasutades sama võtet, eks ole, meeskirjanikku, et mingis mõttes vähemasti nagu, et see on teadlikult, see on üks võte või meetod või üks viis, kuidas läheneda ja see saab, vähemasti on see huvitav inimestel lugeda. Vähemasti on põnev, kui kedagi nagu no tähendab, ma iseenesest pean seda väga meelitavaks, et on naisõigusluse vaatepunktist minu raamatut siis tõlgitsetud ja kritiseeritud. Need tulemused tõesti olid suhteliselt, ma ütleks ka, et olen nõus suga, nagu hinnang oli suhteliselt hävitavapoolne. Aga noh, et mulle see tegelikult tohutult meeldib, sellepärast, et oma enda piiratuses me ei pruugi aru saada sellele, kus me nagu teisele liiga teeme või kus me teisele varba peale astume. Noh, selles ei saa minna lõputult kaugele selles mõttes, et muidu kaob ära huumor, muidu kaovad ära nii-öelda vastandused, mis elus siiski on nagu, noh, ma ei mõtle siis negatiivseid vastandusi, vaid lihtsalt eristusi, et üks on teistsugune kui teine. Aga iseenesest mulle see meeldib, et tuuakse välja erinevaid nii-öelda vaatepunkte. Nüüd, mis puudutab seda Alvar Loogi juhtumit, siis ma ausalt öeldes ütlen, et mul on täpselt samamoodi jäänud need maksumüüri taha ja ma pole lugenud neid. Ma ei ole ka Facebookis, nii et ma kuulsin sinu käest seda Virginia Woolfi grupi saagat. Tähendab, ma Alvar Loogi austan väga. On minu meelest üks väheseid selliseid tõeliselt süvitsi minevaid kriitikuid. Ta on kõvasti parem kirjanduskriitik, kui mina olen kirjanduskriitikuna. Tunnistan rõõmuga seda, et mulle ta meeldib. Nüüd see, mis ta seal kirjutas, ma ei oska sellest mitte midagi arvata, sest et ma ei tea täpselt. Kui ta suhtus sellesse niimoodi, nagu ma seda kuskilt ikkagi lugesin, et ta suhtus seda niimoodi, et oodates juba nagu sükest teatava seksuaalse erutusega ette enne raamatu avamist, noh, see on ka üks võimalik lugemine. Ma olen selles mõttes kriitikuga nõus, et võib-olla mitte parim. aga ühesõnaga, mis on nendes arvustustes sarnast, on ilmselgelt püüd ärritada ja ärgitada. Meil on siin üks vahva lasteaed taga, et kui te kuulete väikseid marduseid ja kajakaid karjumus, siin on täitsa inimmardused. Minu meelest see on tohutu äge ja vajalik, et lapsed käratseksid, et selles mõttes see näitab, et elu jätkub ja läheb nagu suurema hooga edasi, kui ta siiamaani on läinud. Ja ma ütlen ka, et ise kriitikuna töötades ja ise autorina sageli pihta saades, ma olen ka läinud raevu täitsa arvustuste peale, mis on minu pihta kirjutanud, aga ma olen sagedamini läinud raevu halbade kunstiteoste peale või siis minu jaoks halbade kunstiteoste peale, sest et mõnda neist näiteks üks lavatükk, mille ma kunagi hästi põhjalikult ette võtsin, sai pärast aasta auhinna. Ja minu jaoks oli see nagu, ma mõtlesin, et siis tõstan 2 kätt üles, et ma ei saanud aru, minul oli piinlik saalis olla see tohutu pikk, see oli veel vist mingi 3-4 tunnine tükk, et mul oli piinlik saalis, aga talle pärast anti nagu aasta auhind kui parimale lavastusele vist või siis parimale lavastajale ja ma just selle võtsin ette ja siis ma nagu, et järelikult võib-olla aga siis oleks ju kultuurimeedial, mis tähendus tal üldse oleks, kui me nagu läheks ainult oma koogi kallale või oma lemmikvorsti kallale. Ei, minu meelest on see äärmiselt vajalik. Ma hindan ikkagi nagu sükest ka negatiivset arvustust rohkem kui üldse mitte arvustamist, et kui üldse tähelepanu ei leia, siis see nagu see kirjanduskriitika selles mõttes autorile on oluline, et tekib ka mingisugune nagu suletuse tunne, et okei, et see käsikiri on nüüd lisaks raamatuks saamisele ka lugemist leidnud ja näiteks sellisel juhul siis praegu tundub, et ta väga ei meeldinud, aga et vähemalt see inimene on saanud oma selle arvamuse välja öelda ja midagigi sellest andnud, sellepärast et kuigi mul ei ole mitte mingisugust usku sellesse, et peaks nagu vastavalt ühele või teisele
ideoloogiale ennast tsenseerima. Pigem ma arvan, et see on sisemiste veendumuste küsimus ja noh, iga lind laulab ikka nagu nokk antud on, onju. Aga seda ma küll usun, et igasugune kriitikatükk, mis vähekenegi sellest pealispinnast allapoole kraabib, annab midagi juurde, annab sulle mingisuguse teise plaani, annab sulle võimaluse näha iseennast kõrvalt, annab võib-olla impulsi, kas või sellest vihast tuleneva impulsi, kirjutada midagi muud, kirjutada vastu. Siin sellest Alvar Loogist rääkides on ja ma saan aru, et ta kirjutas tubli peatüki oma kogutud teostest sellele vastuseks, et selles mõttes see on 40 000 tähemärki. Et jah, et ma ütleks, et see ju ongi kirjanduselu, ehk siis, jumal tänatud, et on selliseid kakelusi. Harald Peep on sellest kirjutanud suurepärase raamatu nagu Suled, nii kui suled lendavad, et kus on siis võetud Eesti kirjanduse kakluslugu läbi seal alates väga varastes. Muidugi on seal kõik Underi, Kailiti ja kõik need taplused sees tollal, mis läksid peale Žjurut väga veriseks. Aga ma pean ise ütlema, et mina küll, mul on see sama asi, ma olen sinust veel märgatavalt vanem keskealine valge mees ja mina lugesin seda Võpatuse raamatut sellise kurbuse ja nukrusega. Esiteks, tundes sind, järelikult ma nagunii lugesin teistmoodi, olles kunagi ka sind toimetanud ja sina oled minugi luuletusi pidanud nii-öelda läbi oma lindimasina laskma. See oli raske, aga puhas rõõm. Ja et ühesõnaga me oleme vastastikku kunagi oma üksteise luuletusi nagu läbi töötanud teineteise. Ja Võpatus mõjus mulle sihukese melanhoolse, kurbuse, depressiooni kirjeldusena, et mina seda, et seal on see sotsiaalne moment, seda võib igale poole sisse lugeda, aga ma ei näinudki seda ühiskondliku kandepinnaga raamatuna, vaid psühholoogilise vaatlusena. Mingi nagu pealkiri viitabki ka mingile väiksele hetkele, mingile rahut. Aga et järsku sa loed ja räägid sellest ise, et see tegelikult, eks ole, ma tahtsingi, et Mihkel luuletusi loeb, aga me oleme head lobisejad. Tarkade inimeste seltskonnas ikka on ju hea kuulata neid ja isegi tuleb tahtmine midagi öelda. Tähendab, see Võpatuse raamat tõesti on raskel hetkel minu elus kirjutatud. Siia selle niisugused, see Võpatuse hetk, kui seda üldse kuidagi nagu tahta autori poolt lahti seletada, sest et ma ütlesin, et seda võib seda raamatut lugenuna ka muud moodi mõtestada, aga minu jaoks on siin kaks niisugust sündmust, mis sellele tausta annavad. Esimene neist oli see, et Peeter Sauteri poeg Gustas suri otse minu käte vahel või oli hetk varem surnud. Me oleme naabrimehed ja ma ei hakka seda lugu uuesti üle rääkima. Peeter on seda mitmes oma raamatus juba käsitlenud. Ja see on siin ka siiski vihjamisi või nii mööda minnes on see siin olemas, see sündmuse kujundina on see siin raamatus sees. Ja mingisugune väikene kirjeldus on. Peetri kirjeldused, ma pean ütlema, et nad erinevad omavahel ja seetõttu ei ole õige nende kriitikute jutt, kes ütlevad, et Sauter kirjutab ainult elust maha. Tähendab, Sauter kirjutab elust maha, aga iga kord täpselt nagu ise tahab. Ehk siis see ongi ilukirjandus, aga see oli nii-öelda esimene Võpatus. Ja siis teine minu jaoks muidugi palju niisugusem elu muutvam, palju sügavamat jälge jättev oli see, et 2015 ma ise elasin oma naisega toonase veel siis tüdruksõbraga või tüdrukuga. Elasime Buenos Aireses Palermo linnaosas ja tähendab, täiesti ootamatult ja kiiresti suri ära mu isa. Ja see muutis täielikult minu elu, võib niimoodi öelda,
ja see muutis ka minu niimoodi vaadet elule ja seda, kuidas ma kirjutan, ta muutis absoluutselt kõike. Ja noh, need kaks sündmust on siin sees ja taustaks kõikidele nendele luuletustele. Ma ei saa kuidagi öelda, et oleks mõni luuletus, mis ei oleks sellest tajumusest või nendest sündmustest mõjutatud. Ja tänu sellele tõesti on siin Jürgen tundis muret, helistas mulle eraldi sellest, et kas sul on kõik korras, et kas sul on järsku depressioon, kas sul on mingisugune suur kurbus sees. Ja see kurbus on ja see ei lähe ära. Iga inimene, kes on kaotanud lähedase inimese, teab seda, et see nii-öelda valu muutub aja jooksul tuimemaks, aga ta päriselt ära ei lähe. Ja siis siin raamatus on tugevalt seda elutunnetust sees või seda aega. Ja sellepärast on võib-olla oleks minu jaoks olnud või on minu jaoks vähe üllatavam, kui seda raamatut avada niisugusest mingisugusest meeleolulisest või tõesti siis juba võib-olla tõesti võib öelda, et kliinilisest vaatepunktist, et siin on siin on nukrust sees. Sellel raamatul on tugev koostaja ja toimetaja. Ma isegi tahtsin panna, et ta võiks olla lavastaja, sest et ta on minu meelest selle raamatu lavastanud. Oliver Berg, noor luuletaja ja proosakirjanik ja ka näitekirjanik. Aga tema siis pikkis sinna sisse, mina andsin talle omal ajal oma siis avaldamata luuletuste kausta lihtsalt ja ütlesin, et tee, mis sul pähe tuleb, ja tema pikkis sinna sisse ka siis selliseid ütleme siis veits selliseid mürakarulikke luuletusi. Ja selle nagu eesmärk oli see, et ei oleks ainult kurbus, sest et elu spektrid ja muu hulgas ka leinaspektrid on palju värvikirevamad kui ainult nukrus, depressioon ja kurbus, vaid eks lein nagu olegi sageli selline, eks inimestel ole erinev, aga nutad ja nutad ja nutad, kuni enam lihtsalt ei ole jõudu nutta, lihtsalt saab jaks otsa ja siis tuleb hoopis mingisugune väikene tobe detail ja siis sa hoopis naerad. Et seal ei ole mitte mingisugust vastuolu ja ei ole ka minu meelest austusetust ütleme lahkunud inimese vastu või üldse kellegi vastu, sellepärast et mitte ükski meie lähedane inimene ei tahaks, et me oleksime nukrad, et me oleksime depressioonis, et me oleksime katki ainult, vaid küllap nad ikka sooviksid, et me läheme edasi, et me oleme julged, et me ei tsenseeri ennast, et meis on lõbusust, et me naerame, et me naeratame, et selles mõttes ongi selles raamatus nagu väga erinevaid selliseid tonaalsusi ja ma ise tajusin pärast Oliverilt siis seda käsikirja saades, et see nagu mängib suurepäraselt, ta mängib just sellist, et ta ei lase nagu ühtegi niisugust, ta laseb teemad lõpuni käia. ta laseb, et minu meelest teemad ei jää pooleli, aga ta ei lase ühelgi meeleolul niivõrd domineerivaks saada või teisi kustutavaks, et nagu elus muud ei olegi. Et selles mõttes minu meelest on siin päris hea tasakaal selle elu igavese rikkuse erinevate tahkude vahel. Aga kas sa siis mõtled, et võiksin midagi lugeda? Jah, ma vägagi mõtlesin, et sa võiks. Tead, kui palju parem on teha nagu
intervjuud laivis või rääkides. Ma kogu aeg pean terve elu tegema lehtedele intervjuusid ja sa pead pärast kõik välja lõikama. Ja sa ei saa kunagi, ja selle tunde, sa peadki kogu tunde uuesti lavastama, sa pead kõik uuesti kirjutama. Aga kui sa inimesega päriselt räägid, selles mõttes, et kui ma ei oleks ise nii ebastabiilne inimene, siis ma teeks palju parema meelega raadios või televisioonis intervjuusid. Ma arvan, et sa võiksid teha vabalt raadios. Küllap sa mõnikord oleks lihtsalt nagu täiesti kuss või mitte midagi tuleks, aga võib-olla sul siis on... Täitsa kuss ma ei oska olla, et selles ongi viga. Täitsa, jah. Aga loe meile mõned värsid sellest võpatusest ja siis on meie tänane saade, vat. Leppisime tõesti kokku siin sellele nagu elusast peast rääkimisele ja mitte toimetas meil leppisime kokku, et Jürgen ei lõika siit mitte midagi välja, et siis on kuidagi tundub nagu ausam, võib-olla on tüütum, aga on ausam. Ma esimesena loeksin ühe luuletuse, mis nagu muudki siin on nagu sükase tõsielulise taustaga, aga räägib siis, see on, nojah, ma ei kommentaarigi, et ma loen lihtsalt selle luuletuse. Sellel luuletusel on, ma ei tea, kui hästi siin näha on selline see illustratsioon. Sellel raamatul minu meelest on täiesti imelised illustratsioonid tehtud Märt Vaidla poolt. Nii, loen siis. Vanamees vaatab aknast välja, silmapõhjad, sõelapõhjad, mälu katkine ämber, päev, auklik liivakott. Alles suri tema naine, kelle silmad nägid veel vähem, kelle keha oli algklasside tüdruku mõõdus, kelle mälu ei pidanud kinni üldse mitte midagi. Kuid ikka ta nutis ja karjus, kui vanamees teda juustest rebis ja näkku peksis, kui naine keeldus tablette võtmast. Nende kass on jäänud väga vanaks. Nii, loen ühe lühema luuletuse, sükase puhtalt eluolulise. See on Roomas kirjutatud, sealt ka viide tänavale Prenestina. Kollane DHL-i buss annab teed läikivale surnu Mercedesele. Tramm peatub Prenestina ülesõidu all. Prenestina on siis üks nendest 7 Rooma teest, et mis on siis juba vana Rooma ajal paika pandud. Loeksin ühe sükese või 2 isegi sükest, mitte nii isiklikku luuletust. Üks on minu lemmik filosoofi Cioranni kohta, Emil Mihai Cioran, nagu sinu poeg Emil, siis tema niimoodi loomingule põhinev luuletus. Cioran on päris hull, tema nii-öelda, kui teda lugeda, siis see võib mõnikord ajada naerma ja mõnikord eluisu ära võtta. Ja kindlasti on ta nagu selline lugemine, mis kajab peas nagu ma ei tea, aeglane orelimuusika või ma ei oska öelda, mis see Paradiis, Poatsi künkad, väike Cioran mängimas koljuga jalkat. Mälestustes teeme elu parimad asjad, nii hästi, kui parajasti oskame. Nii hästi, kui parajasti oskame. Ja enne, kui pihtagi saame, möödub palju aastaid. Isad jäävad vanaks ja pojad kasvavad nihilistideks. Kui ei ole kedagi, kes kannaks edasi isade töid, siis ei ole. Küllap teeb see kõvasti haiget. Järgmised aga ei jaga poegade nihilismigi.
meie aja sirged jooned nii korralikud ja veidi õudsad. Ja järgmine luuletus, selle nimi on Occupy 2011. See on siis kapitalismi vastastest viitab nendele kapitalismi vastastele ja rahandusmanipulatsioonide vastastele meeleavaldustele 2011. aastal. 39. põlvkond, see vägivald, absurd ja viha. 68. põlvkond, see kivi, seks ja revolutsioon. 89. põlvkond, see kaupu täis silmavaade, et unustada meie igapäevane hirm ja ilge minevik. Okei, asjad on nii ja sugugi mitte halvasti, sest majandus ju ja mitte keegi ei tea, millega see lõpeb. Aga see lõpeb. See lõpeb 1 aastaarvu ja põlvkonnaga. Kangesti tundub, et nagu 1968. Laine, mis murdub vastu oma Nixonit ja Brežnevit. Nii, ja ma siis näiteks loeksin ühe luuletuse, mis on rohkem sellises sinule omases, aga ka mina olen kirjutanud päris palju luuletusi, mis on põhinevad puhtalt, või no mitte puhtalt, aga hästi tugev drive nendes on helidel, kõladel ja siis sellisel energial ja hoogsusel. Et ma loeksin selle luuletuse, mille nimi on Sõbrale. Nüüd, kui sind taaskord näen ja mind tundagi ei taha saa, pean minema väga kauge metsa poole, et murda seal üks vilepill, üks võluvilepill, millel kõlada võiks kurbuse viis, tuleb minna murdma õrnu vilespilla ja lasta pill seal kauges laanes valla, leida mõtteid pilla-palla ja mustikaid. On aega mööda läinud mõni hetk ning sinust saanud teista meesta. Hea küll, kui nii, siis nii. Pead leppima siis selle võluvilespilli looga, mille sulun kaugest metsast just nagu minevik. Mina olengi minevik. Olen sammaldunud metsaalune, sõnajalad ja ürgaeg, kägin ja karjatus. Muusika, milles iga teine, 3. noot on vaikus, et siis suuresarvilise põdrana joosta mööda tihnikut, lastes lendu üht vana viit, karjast kadunu sõbrakarjet, sarved laiali, sest kitsukeses võsas, sarved laiali, sest kitsamalt ei saa, üks põder, kes valutab südant, kesk halli tihnikut, suu pärast, sõber. Vaatan välja köögiaknast, huilgan ilma hääleta, nagu sinagi, pikka ja pimedasse öösse. Kuda tundub, kas loen veel mõne luuletuse või... Kui sul on veel üks lühike lõppu lugeda, sest et nüüd on sõltub väga palju sellest, kui palju YouTube mahutab ühte videot. YouTube võib tühjaks saada küll. Või täis saada. Täis saada, jah. Ma siis loeksin ühe lühikese luuletuse meistrist, kes portreteerib naisi. See oli üks, mulle tundub, et see oli üks selle arvustuse lähtekohti, mis siin põhjalikult ette võttis Aga seda ta hindas tegelikult positiivselt. See talle meeldis.
see oli, selle kohta ütles arvustaja, et see on soorollidest teadlik luuletus. Noh, selles mõttes ma loen selle ette lihtsalt. Naistega tuleb väga ettevaatlik olla, teatas Leonhard lõbusalt ja elutargalt. Mari ei ole Kristel. Vabandust, see ei olnud õel meesšovinistlik naer, vaid naer selle üle, et me teame umbes, kus kohas see jutt võis aset leida ja kuidas see kõlada võis. No, me teame mõlemad, kuigi Jürgen seal juures ei olnud, on ja me teame täpselt seda aadressi, me teame täpselt selle laua asukohta, kus meister istus sellel hetkel ja võib-olla isegi neid naisi. Jah, tähendab, me ilmselt teame ka neid ettepanekuid, mida meister tegi nii minu emale kui minu toonasele neiule, minu toonasele tüdrukule. No jätame selle jutu, sest et jah, et vaat see on see, paneb mõtlema, eks. Aga Mihkel, ma olen väga tänulik, et sa viitsisid tulla nii-öelda 30 meetrit uksest välja ja mina teist sama palju. No see on tore, et me siin nagu minu meelest niimoodi naabrionu oleme ja peaks mingi päev näiteks Stromkal veits istuma ja veelgi elu ja olu üle arutama. No aga siis sa anna märku, kui sa sealt saarest tagasi oled ja peace out, ma olen teile tänulik ja eriti Mihklile. Loodame, et see kõik salvestus ka ilusti.